Tere, kallid KTV vaatajad ja on nüüd käes siis GLS-i teine päev ja ühtlasi kahjuks ka viimane päev selle aasta GLS-il. Minu kõrval istub siin vaimulik Tauno Toompuu. Me teame, et te olete vaimulik, aga vaimulik kus kohas siis? Rakveres, Rakvere Luteri kirikus, Kolmainu kirikus. Olen kirikuõpetaja nüüd olnud siis seal juba 7 aastat. 7 aastat. Nii et juhtimisega olete väga tihedalt seotud selle poole pealt? Noh, koguduse õpetajana jah, et aga alati kui keegi ütleb, et sul oled juht või siis tekib see tunne, et noh, mis juht mina olen, et ma olen ikka nagu õppija ja järgija pigem. Karjajuht on ka väga, temal peavad olema väga tugevad juhi omadused tegelikult. Aga ta peab olema karja keskel. Seda küll. Selleks, et õige kari... Juhtida karja keskelt, mitte nagu lükata neid mingis suunas. Mitte selline diktaatorlik, et kuulake mind, mina tean. Oled täpselt. Küsiks võib-olla teilt ka sellise huvitava küsimuse, et mis te arvate sellest väitest, et see, kes tahab olla teiste ülem, olgu teiste teenija? Millised teie enda kogemused on selles suhtes olla? Ja, et see on parafraseering Jeesusest, kellest ma pean väga lugu. See on tule mina ka. Ütles umbes niimoodi, et kui sa tahad olla suur, siis sa pead olema, kes tahab olla teie seas suur, peab olema teiste teenija. Ma arvan, et see peabki paika, et ma olen küll näinud selliseid siis juhte ka koguduses vaimulikke, kes vahel võib-olla on selle positsiooniga, et mina teen kõike. Kes on väga enesekindlad, liiga enesekindlad ja kes võib-olla ei ole valmis teisi kuulama väga palju. Koguduse liikmeid, nii-öelda madalamal astmel olevaid inimesi, et siis küll see tuleb selline bumerang tagasi, et tihtipeale need inimesed minu meelest ebaõnnestuvad väga paljudes asjades. Ja selline kõrgus, ülgus, üleolek teistest on see, mis kindlasti ei peaks kaasas käima karjase ametiga ega ükskõik millise juhi ametiga, ma arvan. Et pigem kui sa oled alandlik, selline teenija vaimuga, teenija hoiakuga, et siis sulle antakse ka andeks. Sinu vead, eksimused, aga kes on selline kõrgkülve, siis minu kogemus on see, et talle antakse vähem andeks. Või üldse mitte, et üks viga juba ja on suured probleemid samal ajal kui keegi teine, kes teeb väga palju vigu, aga kes oma olemuselt on alandlik inimestele lähedal, teda aksepteeritakse sellest hoolimata. Jah, see tõidki näite Jeesusest, et tegelikult Jeesus oli ka ju, kui ta käis ringi rabiriietes üldiselt, siis ühel hetkel ta viskas need riided seljast, võttis endale niude vöö ja pesi oma jüngrite jalgu. Et see ongi see juhi ja teenija amet nagu ühes osas. Diakoonia, kreeka keeles on see diakoonia töö tegelikult, diakon. Noh, võime siis Luteri kirikus öelda, et kui sa tahad saada peapiiskopiks, siis pead olema valmis olema diakon. No aga nii ongi. Olgu. Aga mis te arvate, et milliste suhete hoidmine võiks olla inimeste jaoks esmasel kohal ning kuidas neid suhteid üldse nagu hoida? Lähme siis natuke rohkem sellesse teema osas segamist ei olegi. Saan rääkida iseenda seisukohalt, et mul on väga raske just öelda nagu üldistavalt, et kõik peavad tegema nii, nagu mina teen. Aga just hiljuti ma nagu enda jaoks sõnastasin võib-olla 2 kõige olulisemat suhet, mille nimel tõeliselt maksab vaeva näha ja mille pärast tasub muretseda, nagu me eestlastena muretseme kõige pärast. Et üks on suhe minu enda südametunnistusega. Et ma võtan ette neid asju ja olen nendes paikades, kus ma ei pea iseenda sees vingerdama hakkama või põhjendama või otsima mingisuguseid keerkäike, et miks ma seda teen või miks ma siin olen. Et ma saan olla aus iseenda vastu, et selline suhe iseendaga, kui nii võib öelda, et kõlab egoistlikult, aga minu meelest on see väga oluline. Aga teine on nagu perekond. Ma arvan, et koguduse vaimulikuna ma saan õnnestuda esmalt oma perekonna keskel. Juhina ma saan olla hea juht oma pere keskel esmalt. Võib-olla keegi kusagil hindab mind, ma ei tea, koguduse vaimulikuna, aga kui ma lähen, küsib minu naise käest, et kuidas on. Ja tema ütleb midagi muud, siis mul on läbi kukkunud. Et see on nagu esimene karjäär, perekond, minu lähisuhted. Kui ma seal õnnestun, siis kõik muu on juba boonus. See on täpselt sama mõte, mida te eile välja ka Kenno tegi, et ütleb samamoodi, et esmalt olla juht oma perekonnas ja sealt poolt siis juht juba koguduses ja suhele.
siit tegelikult tuleb ka selline väga oluline suhe, eks ole, kristlase jaoks, mis põhiline on ju suhe Jumalaga, et minu meelest suhe Jumalaga käib läbi nende suhete minu iseendaga, kuidas ma ise enda sees olen, milline on minu hoiakud ja kuidas ma käin läbi nende inimestega, kes on minu ümber. See ongi meie Jumala teenistus tegelikult ja sealt nagu, need on vahendid, meetod, kuidas ma suhtlen Jumalaga. Aga suur tänu, ja ma loodan, et saite võib-olla mõne väikse mõttega sellest, mis meil siin täna just selles sessioonis, kus Tauno Toompuu räägib, toimuma hakkab, nii et olge meiega ja kohtumiseni!